selles kolvis toimub juba praegu keemiline reaktsioon, kuid tegemist on väga aeglase reaktsiooniga. Seega paari nädala pärast oleks see segu siin kolvis ikka veel täpselt samasugune. Kuidas me saame aga kiirendada seda keemilist reaktsiooni? Mis üldse on keemilise reaktsiooni kiirus? Sellest proovimegi me täna koos aru saada. Selleks, et keemiline reaktsioon saaks toimuda, peavad olema täidetud 2 tingimust. Esiteks peavad reageerivate ainete osakesed omavahel kokku põrkama. Lisaks sellele peab reageerivatel osakestel olema ka piisavalt palju energiat, et aatomite vahelised sidemed paigutuksid ümber, ehk lähteainetest tekiksid saadused. Vaatame selle mõtte üle aga ühe katse najal. Ühes keeduklaasis on söögiäädikas ning teises söögisooda. Enne, kui ma neid 2 ainet kokku ei vala, ei toimu meil ka keemilist reaktsiooni. Kuid kui nüüd valada söögiäädikas söögisooda hulka, näed sa intensiivset gaasi eraldumist, sest et äädika ja sooda osakesed põrkasid omavahel kokku ning meil tekkisid uued ained, millest ühe ehk siis süsihappegaasi eraldumist me märkamegi. Keemilise reaktsiooni kiirust määratakse selle järgi, kui kiiresti reageerivad ära lähteained või kui kiiresti tekivad saadused. Võtame näiteks kõigepealt magneesiumi ja vesinikloriidhappe vahelise reaktsiooni. Sa näed, et vesiniku eraldumine on väga intensiivne. Samas tsingi ja vesinikloriidhappe vahelisel reaktsioonil vesiniku eraldumine niivõrd intensiivne ei ole. Seega saamegi me öelda, et magneesiumi ja vesinikloriidhappe vaheline reaktsioon on kiirem võrreldes tsingi ja vesinikloriidhappe vahelise reaktsiooniga. Keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavad mitmed erinevad tegurid, näiteks temperatuur, lahuse kontsentratsioon, tahkeaine peenestatus, aine iseloom, aga ka segamine ja katalüsaatori kasutamine. Eelnevas katses mängiski rolli aine iseloom. Magneesium on palju aktiivsem metall võrreldes tsingiga ning seetõttu toimub tema ja vesinikloriidhappe vaheline reaktsioon kiiremini võrreldes tsingi ja vesinikloriidhappe vahelise reaktsiooniga. Palun jätagi siinkohal meelde, et aktiivsemate metallide korral toimuvad ka keemilised reaktsioonid kiiremini. Temperatuuri mõju hindamiseks on mõlemas katseklaasis kõigepealt alumiiniumigraanulid ning nüüd lisan ma ka mõlemasse katseklaasi vesinikloriidhappe lahust. Ja selle jaoks, et hinnata temperatuuri mõju sellele reaktsioonile, tuleb ühte katseklaasi kuumutada. Sa näed seda, et vesiniku eraldumine katseklaasist, mida ma kuumutasin, on palju intensiivsem. Ja see on ka loogiline, kuna temperatuuri tõstes andsime me osakestele juurde energiat ning seega suurenes happe ja metalli osakeste kokkupõrgete arv, millest tulenevalt suurenes ka keemilise reaktsiooni kiirus. Siinkohal palun jätagi meelde, et temperatuuri tõstmisel suureneb keemilise reaktsiooni kiirus. Reaktsiooni kiirus sõltub lahuse kontsentratsioonist. Kontsentratsioon näitab aine osakeste hulka lahuse ruumala ühiku kohta. Sa võid mõelda ka kontsentratsioonist kui lahuse kangusest. Mõlemas katseklaasis on juba olemas alumiinium ning ühte katseklaasi lisan ma lahjemat vesinikloriidhappe lahust ja teise katseklaasi kangemat vesinikloriidhappe lahust. Sa näed seda, et vesiniku eraldumine on intensiivsem kangema vesinikloriidhappe lahuse korral. Ja see on ka loogiline, kuna kontsentreeritumas lahuses on rohkem happemolekule, ehk siis happe
ja alumiiniumi osakeste omavaheline kokkupõrke tõenäosus on suurem kontsentreeritumas lahuses ning järelikult ka keemilise reaktsiooni kiirus on selles lahuses suurem. Siinkohal jätagi palun meelde, et mida suurem on reageerivate lahuste kontsentratsioon, seda kiirem on ka keemiline reaktsioon. Veel sõltub reaktsiooni kiirus tahkeaine peenestatusest. Ühes katseklaasis on alumiinium graanulina ning teises pulbrina ning mõlemasse katseklaasi lisan ma nüüd vesinikloriidhappe lahust. Sa näed seda, et selles katseklaasis, kus alumiinium oli pulbrina, toimub vesiniku eraldumine intensiivsemalt. Ning see on ka loogiline, kuna pulbrilisel alumiiniumil on suurem metallipind, mis saab reaktsioonis osaleda, võrreldes selle alumiiniumiga, mis oli tükikujul. Seega pulbrilise alumiiniumi korral on rohkem alumiiniumi ja happe molekulide vahelisi kokkupõrkeid ning seega ka reaktsiooni kiirus on suurem. Siinkohal palun jätagi meelde, et mida suurem on tahkeaine peenestusaste, seda kiirem on ka keemiline reaktsioon. Reaktsiooni kiirust saab mõjutada ka segades. Ühes keeduklaasis on vass-2-kloriidi lahus ning teises naatriumhüdroksiidi lahus ning valame need lahused nüüd kokku. Sa näed seda, et selle reaktsiooni toimumiseks läheb aega ja keeduklaasis ei ole meil ühtlane lahus. Nüüd, kui me aga segame seda lahust, tekib meile keeduklaasi ka ühtlane segu ning segades ei teinud me mitte midagi muud, kui suurendasime osakeste omavahelist kokkupõrke tõenäosust. Seega palun jäta meelde, et segamine kiirendab reaktsiooni. Keemilist reaktsiooni saab kiirendada ka katalüsaatori abil. Katalüsaator on aine, mis ise keemilises reaktsioonis ei osale, aga muudab selle kiiremaks. Nüüd tuleme tagasi video alguses näidatud segu juurde. Selles kolvis on mul nõudepesuvahend, roheline toiduvärv ning vesinikperoksiid. Vesinikperoksiid on aine, mis iseeneslikult juba laguneb veeks ja hapnikuks. Tema lagunemise reaktsioon on lihtsalt niivõrd aeglane, et selle kiiremaks muutmiseks kasutame me katalüsaatorit. Katalüsaatorina kasutan ma kaaliumjodiidi ning ma valan nüüd kaaliumjodiidi siia segu hulka ning vaatame, mis juhtub. Sa näed seda, et selle reaktsiooni tulemusel eraldub väga palju vahtu. Vesinikperoksiidi lagunemine muutus kiiremaks, kuna me lisasime katalüsaatorit ning vesinikperoksiid laguneb veeks ja hapnikuks. Tekkiv hapnik jääb aga nõudepesuvahendisse lõksu ning tekitab vahtu. Kuna vahtu tekib üks hetk väga palju ja piisavalt kiiresti, paiskub see ka kolvist välja. Siin jäta palun meelde, et katalüsaator kiirendab reaktsiooni. Kordame üle põhilised punktid. Keemilise reaktsiooni toimumiseks peavad reageerivad aineosakesed omavahel kokku põrkuma ning reageerivatel osakestel peab olema piisavalt palju energiat. Selle jaoks, et kiirendada keemilist reaktsiooni, on olemas mitu erinevat võimalust. Reaktsioonisegu kuumutades ehk temperatuuri tõstes kiireneb reaktsioon. Reaktsiooni saab kiirendada ka lähteainete kontsentratsiooni suurendades. Tahkeaine peenestatus aitab ka reaktsiooni kiiremaks muuta. Lisaks sellele sõltub reaktsiooni kiirus ka aine iseloomust. Mida aktiivsem on aine, seda kiirem on ka keemiline reaktsioon. Ning reaktsiooni kiirust saab suurendada ka segades või katalüsaatorit lisades.